Türgi Vabariik. Türgi Vabariik ei ole sugugi tavaline riik, mis kummardub väikeste arvestuste ja väikeste trikkide ees ega premeeri sellist käitumist. Me käitume sise- ja välispoliitikas täpselt nii, nagu auväärne ja uhke riik, kes on uhke oma ajaloo ja esivanemate üle, peaks käituma. Muidugi oleme teadlikud, mida kõik üritavad teha. Me näeme, milliseid veriseid stsenaariume meie piirkonna kohta kirjutatakse. Jumala loal ei lase me neid ellu viia. Kõik võivad selles kindlad olla. Kõik võivad olla kindlad. Türgi Vabariik ei tee järeleandmisi ei oma põhimõtetes ega rahvuslikes huvides. Me pole kunagi hüljanud ühtki sõpra ega venda, kes meisse usaldust on pannud. Me ei lõpeta võitlust rahu kehtestamise nimel meie piirkonnas lihtsalt sellepärast, et mõned inimesed seda ei soovi. Mõned on sellepärast mures või mõne plaanid saavad häiritud. Samuti ei lõpeta me oma naabrite taastumise toetamist lihtsalt sellepärast, et mõrvarlikud võrgustikud, kelle käed on süütute inimeste veres, tunnevad sellepärast rahutust. Türgi välispoliitika määrab üksnes ja eranditult Türgi rahvas. Ükski teine osapool peale rahva ei saa dikteerida Türgi suunda ega seada piire Türgi välispoliitikale. Nagu oleme teinud siiani, jätkame ka edaspidi Türgi huvide kaitsmist meie rahva määratud suunas. Täna tahan ma veel kord seda tõde kinnitada. Türgina kogu meie piirkonnas ei ole meil ühtegi eesmärki, sihti ega ambitsiooni peale rahu, õigluse, stabiilsuse ja rahulikkuse. Vastupidiselt mõnede väidetele ei ole meil mingit salajast päevakorda ega varjatud kavatsusi. On see, et meie ümber valitseks rahuõhkkond. Meie eesmärk on õigluse, julgeoleku ja heaolu kehtestamine igas meie piirkonna nurgas. Meie piirkond vajab praegu rahu sama palju kui vett ja õhku. See igatseb päevi, mil ta lõpuks selle rahu saavutab. Ja Türgi Vabariigina, Süüriast Iraaki, Liibanonist Palestiinani, Pärsia lahest Aafrikani ja Balkani poolsaarest Kaukaasiani. Kogu meie südame ja kultuuriruumis ütleme, et ajalugu on teinud meist vennad. Me võitleme selle igavese venduse tõstmise nimel. Jumala tahtel, kuni kroonime selle võitluse võiduga, jätkame töötamist kogu oma jõuga kõikjal, kuhu meie käsi ulatub.